Härrad, soovin korraldajate poolt öelda tere tulemast kõigile, kes täna siia saali on tulnud. Soovin ka öelda tere tulemast kõigile, kes seda konverentsi interneti vahendusel jälgivad. Kõigepealt tahaksin anda sõna riigikaitsekomisjoni esimehele Mati Raidmale avasõnadeks. Palun. Suur tänu, austatud kohaletulijad ja head virtuaalsed kaasaelajad. On ülimalt hea meel, et selline üritus toimub ja saal niivõrd täis on inimesi. Tänane kiiresti muutuv maailm ja julgeoleku olukord meie ümber annab kindla aluse sellele, et riigikaitse ja julgeoleku teemade arutelu kõnetab täna palju rohkem kui mõned aastad tagasi. Kui 10 aastat tagasi võib-olla see teema, kui vaadata meediaruumi, puudutas ainult väga kitsast sõjalist ekspertide ringi ja käisid vaidlused, milline sõjatehnika oleks Eestile parim ja kuidas lahinguid pidada, siis tänaseks on see teema muutunud märksa laiemaks. Ja selle üle on tõesti siiras hea meel. See näitab, et valdkond kõnetab inimesi ja see näitab ka vajadust, et sel teemal tuleb rääkida ja arutleda. Seepärast ma tahaks tänada korraldajad, kus siis ühelt poolt üliõpilaskorporatsioonide initsiatiiv ja teiselt poolt NATO ühing ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus leidsid selle koostööplatvormi ja panime kokku sellise konverentsikava, mis pakub huvi paljudele meist. Ja kui esialgne idee oli rääkida kodanikuühiskonnaga, siis võib-olla tõesti kõik me oleme ju kodanikuühiskond, aga samas on hea meel siin saalis näha väga palju arvamusliidreid ja valdkonna Eesti tippeksperte. Tänan tulemast ja kaasa mõtlemast ja kaasa rääkimast. Ja loomulikult on see uus mõiste, mis annab aluse sellisele suunale, see lai riigikaitse käsitlus, mis tekkis tegelikult enne Ukrainat, aga Ukraina annab talle väga tugevate värvidega illustratsioone. Täna omada iseseisvat ja turvalist riiki, ühiskonda, kogukonda, selleks peab ka laialt mõtlema. Selle laia mõtleme sisse kuuluvad loomulikult meie sõjaline riigikaitse pool ja nii kutselise kui vabatahtliku poolega, aga samas kõik uued väljakutsed alates kübermaailmast, infosõjast, mille keskel me ju täna oleme, lisaks terrorismile, kuritegevus ja nii edasi, ehk siis hoida kilpi meie ühiskonna ümber, peab omama sellest pildist aru saama ja peab omama ka võimeid sellega hakkama saada. Ja seepärast on ülioluline täna sellesse arutelu kaasata kogu ühiskond. Ja olen üha rohkem kuulnud inimeste küsimust, mida mina saan anda Eesti riigikaitse heaks. Ja kui ta tänase päevani oli stereotüübis võib-olla ainult relvaga kodumaa kaitsmine, mis on ülioluline, veel kord joonin alla, aga ei ole ainus. On väga palju funktsioone, kus me kõik saaksime panustada lähtuvalt oma oskustest, teadmistest, erialast sellesse, et meie riik oleks kaitstud ja hoitud ja meie elukeskkond oleks võimalikult turvaline, rahulik ja need
rahvusvahelised närvilised tuuleiilid käiksid meist mööda. Seega soovin kõigile head debatti, kuulake neid arutelusid ja püüdke samamoodi aidata kaasa kujundada ühiskonnas mõttemaailma, et riigikaitse on midagi suuremat, see puudutab meid igaüht ja ei ole pelgalt sõjaline. Suur tänu! Aitäh, Mati Raidma. Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Molenek soovib tänada Mati Raidmad ja üle anda raamatu Eesti NATO lugu 1991–2004. Kõigepealt liikudes esimese avapaneeli juurde, siis enne kui me seda teeme, ma sooviksin lihtsalt nimetada korraldajaid ja toetajaid, milleks on Eesti NATO Ühing, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, korporatsioon Amicitia, korporatsioon Vironia, koostöös Riigikogu riigikaitsekomisjoniga, Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja Eesti Kaitseministeeriumi. Täna on meil kavas korraldada siis 4 paneeli, 2 ennelõunat, 2 pealelõunat. Esimese ja teise paneeli vahel on väga lühike paus. Palun siin kohal olijatel saalist mitte lahkuda, kui see vajalik ei ole, sellepärast et mida me sisuliselt teha jõuame, on paneele vahetada. Lõuna siin kohapeal serviiritakse Riigikogu puhvetis ja seejärel pärastlõunat on juba 3. paneel. 3. ja 4. paneeli vahel on pikem kohvipaus ja lõpetuseks on siis konverentsi kokkuvõte ja järeldused. Esimese paneeli pealkiri on võimalused ja kohustused panustada laiapindsesse riigikaitsesse. Ja täna on meil tulnud rääkima 4 kõnelejat. Kõigepealt räägib meile Erki Kodar riigikaitseseadusest, riigikaitseseaduse eelnõust. Erki Kodar on Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja alates 2011. aastast. Ta alustas oma karjääri samas osakonnas juba 2005. aastal, kus tema erialadeks oli osalemine rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, rahvusvaheline õigus ja sõjaõigus. Ta oli Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaande riigikaitset käsitleva peatüki juhtiv autor. Ta õpetab täna rahvusvahelist humanitaarõigust Tartu Ülikoolis ja annab loenguid rahvusvahelise õiguse ja küberruumi teemadel. Tal on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad õigusteaduses ning on lõpetanud ka Balti kaitsekolledži kõrgema juhtimiskursuse. Seejärel räägib meile Kristjan Prikk laiapindsest riigikaitsest. Kristjan Prikk on Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooni direktori asetäitja. Ta töötas aastatel 2010–2013 Ameerika Ühendriikides Eesti Vabariigi suursaatkonnas kaitsepoliitika nõunikuna. Enne seda aastatel 2007–2010 oli Kristjan Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja ja veel varasemalt töötas ta Välisministeeriumi mitmetes osakondades, kus ta samamoodi oli välisteenistuses Eesti suursaatkonnas Washingtonis. Kristjan Prikk on auastmed reservlipnik, tal on Tartu Ülikooli bakalaureusеkraad politoloogia valdkonnast ning 2013. aastal kaitses ta Ameerika Ühendriikide maaväe sõjakolledžis magistrikraadi. Kristjan Prikk on korporatsioon Sakala vilistlane. Brigaadikindral Meelis Kiili on alates 2012. aastast Kaitseliidu ülem. Tal on pikk sõjandus- ja kaitsealane teenistuskäik, mis algas 1991. aastal Kaitseliidu tollase Lääne-Viru maleva vabatahtliku liikmena. Enne Kaitseliidu ülemaks saamist töötas ta Balti kaitsekolledži ülemana. Aastatel 2008–2010 oli ta määratud Eesti kaitseatašeeks Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ja enne seda töötas ta Kaitseväe peastaabi ülema asetäitjana. Ta on õppinud Eesti Põllumajandusakadeemias ning sõjalise hariduse on ta omandanud Balti kaitsekolledžis, NATO Rooma kaitsekolledžis ja Ameerika Ühendriikide maaväe sõjakolledžis.
4. esinejana täna on meil Piret Pernik, kes on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur. Ta analüüsib küberjulgeolekuga seotud poliitilisi küsimusi ja küberjulgeolekupoliitika kujundamist aastatel 2003–2009 ja seejärel 2012–2013 töötas Piret Pernik Kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonnas. Ta oli aastatel 2009–2012 ka Riigikogu riigikaitsekomisjoni nõunik. Ta on töötanud rahvusvaheliste suhete lektorina Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis ja Euroakadeemias ning läbi viinud sotsioloogilisi uurimisprojekte Tallinna Ülikooli juures. Piret on õppinud sotsioloogiat Eesti Humanitaarinstituudis, politoloogiat Tartu Ülikoolis ja rahvusvahelisi suhteid Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis. Tal on magistrikraad sotsioloogias ning rahvusvahelistes suhetes Euroopa uuringutes. Aga esimesena annaksin ma siis sõna Erki Kodarile. Aitäh, Martin! Tervise kõigile kohalviibijatele ja muidugi ka virtuaalsetele vaatlejatele siis. Juristidele meeldib otse loomulikult inimesi parandada ja siis ma parandan ühe asja ära, et ma pole sõjalisel operatsioonil osalenud ja ma osalen nende nõustamisel. Ja minu eesmärgiks on teile anda lühike ülevaade sellest, mida see riigikaitseseaduse eelnõu üldsegi tähendab. Ma ei lähe liiga palju võib-olla sisse, mis on need võimalused ja kohustused panustada laiapindsesse riigikaitsesse, et seda kaaspanelistid seletavad mõnevõrra detailsemalt. Mina pean raamistama mingil määral, et mis see õigusruum on, mis on see liivakast, millised lauad on selle ümber ja milline liiv seal sees on siis tegelikult ja mida me sellest ehitada saame seal liivakastis. Ning täiendavalt märgin, et ma esindasin Kaitseministeeriumi seisukoht, et ma esindan täna puhtalt iseennast, et kõik, mida ma ütlen, saate kasutada siis minu isiku vastu, aga mitte minu ametikoha vastu. Esmajoones üldse, et mis asi on üldse riigikaitseseadus? Riigikaitseseadus ühendab ennast ja see eelnõu ühendab ennast 3 väga erineva ulatuse erinevate meetmetega seadusi. Esiteks on meil seal rahu- ja riigikaitseseaduse aspekt, siis on meil sõja- ja riigikaitseseadus ning ka rahvusvahelise sõjalise koostöö seadus. Miks me seda kõike vaatame ühe paketina, on suuresti seepärast, et ka meie enda riigikaitseline mõtlemine kui ka riigikaitseõiguslik mõtlemine on viimase 20 aastaga väga palju edasi arenenud. Ja kui me näiteks vaatame Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, siis ka meie üheks ülesandeks selle seaduse raames on kokku kirjutada selline juhtimissüsteem seadusesse, mis suudaks nii rahu kui sõja ajal sujuvalt üle minna kõikide meetmete kasutamisel, mis on riigikaitseks vajalik. Ja seda ka ülesannete jäävuse põhimõttest tulenevalt, ehk siis see, mida üks asutus, organisatsioon teeb rahu ajal, seda peaks tegema ka sõja ajal, et me ei hakka rabeledes erinevaid pädevusi, ülesandeid üksteisega vahetama, üle andma, mis tekitaks kindlasti suuremat segadust. Muidugi vajab ka õigusruum uuendamist. Üks põhjus, miks seda on vaja ka teha, on siis see, et kui me vaatame nende seaduste vastuvõtmise aegu, mida me praegu inkorporeerime ühte eelnõusse, siis näiteks sõja- ja riigikaitseseadus pärineb meil aastast 1994. Seda on küll muditud ja muudetud ajaloo jooksul, aga lõppkokkuvõttes ta on ajale mõnevõrra jalgu jäänud, lähtub hoopis teistsugusest strateegilisest pildist võib-olla, mitte nii väga, küll vähemalt meie arengudokumendid, kõik on temast juba ammu mööda läinud. Ning kui me vaatame nii rahvusvahelise sõjalise koostöö seadust, siis seal suureks mureks on see, et ta võeti küll 2004. aastal vastu, aga ta lähtus natuke teistsugusest maailmast ja võib-olla Eesti paiknemisest teistsugusest maailmast. Ta on suuresti NATO ja Euroopa Liidu eelne seadus. Me võtsime ta vastu pigem sellise sissepoole suunatud vaatega, et me tahame endale appi teisi. Tänapäeval me saame kindlasti öelda, et Eesti Vabariik on riik, kes mitte ei oota teisi appi endale, vaid ka me loodame ja panustame teiste riikide abistamisse, nii seda ka sõjaliselt. Ehk siis, kui me tahame olla usaldusväärne partner, usaldusväärne liitlane nii NATO-s kui Euroopa Liidus, siis ka meie õigusruum peab võimaldama seda, et me pigem abistame ka teisi, oleme usaldusväärne, me teeme seda, mida me lubame
ning tänu sellele on meil suuremad võimalused ka, et meile nii-öelda appi tullakse. Teiseks, mida ma tahan märkida, on see, et vahetegu rahul ja sõja ajal iseenesest tänapäeva maailmas on võib-olla mõnevõrra iganenud kontseptsioon. Rahu- ja sõjaaegne seaduslik korraldus on lähtunud paljuski ka rahvusvahelises õiguses, kus räägitakse, et meil on ühed normid, mis kehtivad rahu ajal, teised normid, mis sõja ajal, kuid kui me vaatame tänapäevaseid konflikte, siis on tunduvalt ähmasemad, hübriidsemad, mis on see praegune populaarne märksõna, ning meie õigusruum peab olema tunduvalt paindlikum selles mõttes. Meie õigusruum peab olema paindlik reageerimaks nendele ohtudele, mis ei pruugi alati olla sõjalised, aga neil peab olla sõjaline mõju, või nende mõju on võrreldav sõjalise tegevusega. Ning samuti peab olema riik võimeline sellest oma nullfaasist, milleks on meie rahuaeg, võimeline kiiresti edasi liikuma kõige mustemasse stsenaariumisse. Aga kui näiteks vaatame praegust Ukraina situatsiooni ja rääkida Ukraina erinevate riigiametite esindajatega, siis nemad mainivad teile väga ausalt välja, et ega neil mingisugust sõjaolukorda välja pole seal kuulutatud. Ja nemad opereerivad samuti rahu- ja kriisiaegses õigusruumis ja üritavad siis seda hübriidohtu, mis nende riigis on, sellega taltsutada. Nagu ma mainisin varasemalt, siis ka strateegiadokumendid on kõvasti muutunud, sellest ma lasen rohkem Kristjan Prikil rääkida, aga üks, mida kindlasti mainida, on see, et näiteks riigikaitsestrateegia 2011. aastast võttis suuna laiapindse riigikaitse peale, mis tähendab ka seda, et me ei räägi riigikaitsest enam puhtalt sõjalise riigikaitse mõistes, me räägime kogu ühiskonna kasutamisest riigikaitsel, erinevate sektorite kaasumisest riigikaitsel, ning ka see mõtlemine tuleb edasi viia siis ka õigusruumi. Mida see eelnõu ei lahenda, on muidugi see, et see universum, mis riigikaitseõiguses on tunduvalt suurem kui need 3 seadust. Me peaksime tegelikult tulevikus sinna sisse veel inkorporeerima teisi seadusi, kui Vabariigi Valitsus 2012. aastal leppis kokku riigikaitseseaduse rohelise raamatu ehk nii-öelda riigikaitseseaduse kontseptsioonis, siis öeldi, et meie skoop on vaid 3 seadust ning joone alla jäid sellised olulised seadused nagu erakorralise seisukorra seadus, mida tuleks tegelikult samuti kompleksselt tulevikus vaadata, ning samuti riigikaitseliste sundkoormiste seadus, mida nii-öelda võetakse järgmisena ette peale selle paketi menetlemist, vähemalt Kaitseministeeriumi poolt. Mis siis on need peamised muudatused riigikaitseseaduse eelnõus võrreldes kehtivate olukordadega? Nagu mainitud, me ei mõtle mingisugust jalgratast välja või mõtle täiesti puhtalt uusi mõtteid selle seadusega. Me tegelikult tegeleme nüüd nende strateegiliste dokumentide rakendamisega, nende ülekandmisega õigusruumi. Aga üks, mis on kindel, on siis see, et juhtimissüsteem ja juhtimiskorraldus peab olema tunduvalt paindlikum ja tunduvalt võib-olla ka mõneti konkreetsem. Me näeme ette selle eelnõuga, et me uuendame mõnevõrra riigikaitse juhtimist, et me tugevdame nii peaministri, valitsuse kui ka siis Riigikantselei rolli seal, ehk siis Riigikantselei peaks juhtima riigikaitse planeerimist, planeerimise juurde me jõuame, mis on samuti järgmine oluline aspekt selles eelnõus. Ning me näeme ette ka, et Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon ja peaministri rollid mõnevõrra suurenevad. Suurendamise kõrval on teatavat ka vähendamist, me näeme ette Vabariigi Valitsuse kvoorumi vähendamist 3 ministrina, mille sees alati peab olema peaminister, et kriisisituatsioonides ehk võimaldada sellist kiiret, paindlikku reageerimist, aga samas ka seda, et keegi hoiaks silma peal, et kuidas meil selle laiapindse riigikaitse koordineerimise ja juhtimisega tegelikult läheb. Ja selleks saabki olla Riigikantselei, kes on nii-öelda ministeeriumite ülene kehand selles mõistes. Mida vaja tagada on siis see, et me peame vaatama, et kuidas me üldsegi tagame riigi juhtimissüsteemi toimimise kriisisituatsioonide sõja ajal. See tähendabki seda, et me peame vaatama, et kuidas riigijuhte asendatakse nende vastase rünnaku korral, sellepärast, et esimene asi, mida vaenlane tihtipeale ei tahab rünnata, on juhtimissüsteem
ja juhtimissüsteemi halvata. Ehk oleme mõelnud välja erinevaid võimalusi, kuidas tagada riigi juhtimine olukorras, kus osa riigijuhte on hukkunud ja kellega ei saada kontakti. Me oleme konsulteerinud ka Vabariigi Presidendi Kantseleiga, samuti ka Riigikogu Kantseleiga, et mil määral on võimalik ka Riigikogu aseesimeestel Vabariigi Presidenti asendada, et kui Riigikogu esimees on võib-olla samuti maakeeli öeldes mängust välja võetud. Me anname peaministrile võimaluse määrata asendajaks kõik valitsuse liikmed, ehk siis kui tema elimineeritakse või teda kätte ei saada, ning me lihtsustame ka asendusministrite ametisse asumist. Järgmine suurem muudatus on see, et me näeme ette ka tegevuskavade koostamist riigikaitseks. Mitte see, et meil juba praegu oleks tegevuskavasid, kuid me ei muuda muidugi strateegiliste suuniste seadmist, riigikaitsestrateegia jääb, võimplaneerimine ka samuti ei muutu, meil jäävad need arengudokumendid nagu näiteks riigikaitse arengukava, tema sõjaline ja mittesõjaline osa. Küll aga, mis on see oluline osa sellest, on, et me näeme ette kaitsetegevuse kava koostamise. Ehk siis me näeme selle, et kuidas need stsenaariumid, mida riigikaitse strateegia ette näeb, läheb kokku nende võimetega, mida me arendame siis riigikaitse arengukava alusel ja kuidas need kõik omavahel peaksid ära sünkroniseerima siis selle, et mida me nendes situatsioonides täpselt teeme. Mis on see kaitsetegevus, kes teeb mida, kuidas me seda koordineerime ja selline kõikehõlmav ametkondade ülene kava peaks määratlema ära ka kõik need rollid, mida siis riigikaitsed asutused omavad. Ja riigikaitseline asutus ei pruugi olla ainult valitsusasutus, ei pruugi olla mõne ministeeriumi amet. Me näeme ette, et selle raames me peame ikkagi vaatama ka erasektori poole, me peame vaatama elutähtsat teenust omavate asutuste ja ettevõtete poole. Ehk siis see laiapindne on igas aspektis tagatud. Ning viimaseks, et kuidas kogu see vabatahtlikkus ka siia juurde võtta, on siis see, et vabatahtlikkust riigikaitseseaduse eelnõus oleme kindlasti kogu aeg silmas pidanud. Oleme silmas pidanud seda, et igal Eesti Vabariigi kodanikul peaks olema võimalus panustada riigikaitsesse. Paljudele muidugi riigikaitses osalemine tehakse kohustuslikuks läbi mobilisatsiooni, kuid kui see isik, kes ei kuulu näiteks mobilisatsiooni alla, tunneb ikkagi väga suurt tahet riiki kaitsta, riigi kaitsmises osaleda, siis oleme näinud erinevaid võimalusi ette, et kuidas ta saab oma tahet väljendada sellega, et ta saab vabatahtlikult liituda Kaitseväega, ta kindlasti saab edasi liituda ka Kaitseliiduga, kes on meil võib-olla kõige laiapindsema riigikaitseorganisatsioon Eestis. Ehk siis ka selliseid aspekte oleme seaduse kirjutamisel silmas pidanud. Sellise lühida sissejuhatusega ma lõpetaksin. Aitäh sulle, Erki Kodar, ja annaksin sujuvalt üle sõna Kristjan Prikile. Tere ja aitäh Martinile, aitäh kõigile kohale tulnutele. Mul on väga hea meel, et viimasel ajal on olnud tegelikult see huvi kasv riigikaitse teemade vastu olnud selline, et ei ole möödunud ühtegi nädalat, kui sellest samast riigikaitsest ühe või teise nurga all on olnud võimalik rääkida sellisele suhteliselt suurele auditooriumile. Eriti hea meel on mul see, et see tänane üritus on selline täiesti minu hinnangul nagu nii-öelda rohujuure tasandilt tekkinud initsiatiiv. Ja ma usun ja loodan, et kõik te, kes te täna siin olete või kes te ka internetis seda jälgite, saate olema ka omakorda sellisteks sõnumi võimendajateks. Nüüd ma tahaksin siis teile lühidalt rääkida sellest samast laiapindse riigikaitse nii-öelda mõtlemise ja mõiste taustast. Tahan rääkida nendest riigikaitse peamistest tegevussuundadest, kus me nii-öelda tänaseks päevaks oleme ja kuidas me siia jõudnud oleme, ja rääkida siis veidi ka praegu sel hetkel nii-öelda tuvastatud mittesõjalise riigikaitse olulisematest arendusvaldkondadest ja väljakutsetest. Kindlasti ei õnnestu mul vältida
seda, et ma ei kordaks midagi, mida ka Erki mingi nurga all natukene juba puudutas, aga ilmselt see peaks ka näitama seda, kuidas erinevates asutustes erineva tahu alt riigikaitsega töötamisel tegelikult seda ühisosa on tänasel päeval hästi palju. Nii, seesama laiapõhjaline riigikaitse, mida mina siis oma mätta otsast püüan Riigikantseleis katta või vedada, on viimasel ajal muutunud selliseks nii-öelda populaarseks heaks lapseks, kellel on tõesti hästi palju nimesid. Räägitakse mõnikord laiast riigikaitsest, avarast julgeolekukäsitlusest või avarast riigikaitsest, laiapindsest, laiapõhjalisest riigikaitsest. Pole hullu. Ilmselt kõik need, kes sellest räägivad, neil võib olla nüanssides natuke erinevad arusaamad sellest, mida nemad täpselt selle all mõtlevad, aga üldiselt mõeldakse siiski ühte sama asja. Nüüd, kindlasti ei ole tegemist millegagi, mis oleks välja mõeldud just Eestis ja oleks välja mõeldud just viimase paari aasta jooksul. Tegemist on ju kontseptsiooniga, mis tegelikult on eelkõige, ütleme, külma sõja aastatel ja eelkõige väiksemate ja või nii-öelda plokiväliste riikide puhul olnud laialt kasutusel. Eestis oleme ka varem rääkinud millestki taolisest, kuid ma väidan, et esimest korda see asi nii-öelda mõeldi ja mõtestati läbi ja otsustati need erinevad riigikaitse valdkonnad omavahel ka tugevalt siduda aastal 2009, kui Kaitseministeeriumi valitsemisalas selline laia käsitluse kontseptsioon kokku saadi. Nüüd selle kontseptsiooni kirjutamisel ja sellele järgnenud meil praegu kehtiva riigikaitse strateegia kirjutamisel lähtuti siis paarist sellisest võtmeteesist võtmeteesist. Ehk me räägime sellest, et meie julgeolekut vahetult kõige tugevamalt ohustada võivad nii-öelda sõjalised ohustsenaariumid on ilmselt väga kiirelt arenevad, on kindlasti mitte ainult tulenevad näiteks välisest, nii-öelda välistest teguritest, välisest survest ja kindlasti katavad erinevaid domeene ja valdkondi. Domeenide all ma siis mõtlen seda, et tegemist ei ole kindlasti ainult mitte õhus, maal või merel toimuva tegevusega, vaid tõenäoliselt me näeme kombinatsiooni õhus, maal, merel ja küberruumis näiteks toimuvatest tegevustest. Ja kindlasti ei jää ükski riigi nii-öelda oluline valdkond nendest mõjudest puutumata. Sellest tulenevalt on väga loogiline järeldus see, et selleks, et meie sellise ohuga suudaksime hakkama saada või veelgi enam, selleks, et me suudaksime selliseid võimalikke ohte ennetada, peame ka meie olema oma vastustes väga kiired ja mis väga oluline, me peame olema nii-öelda spetsialiseeritud, meil peavad inimesed, kes teatud kohtadel juhtuvad olema näiteks need reageerijad või mingisugust oluliste otsuste vastuvõtjad, peavad olema selleks juba valmis, nad ei saa nii-öelda siis hakata midagi õppima. Siis järgmine punkt, mida ka tegelikult Erki siin veidi mainis, ongi seesama vajadus vältida seda, et asutuste või institutsioonide poolt rahuajal või sõjaajal tehtav oleks nii-öelda põhimõtteliselt erinev tegevus. Me võime rääkida sellest, et näiteks sõjalise kriisi puhul on teatud asutustel voli teha mingisuguseid tegevusi kiirendatult, veidi lihtsustatult, aga nad ei peaks hakkama tegelema millegi täiesti uuega. Lihtne näide, ilmselt on raske eeldada seda, et Kaitsevägi, mis rahuajal tegeleb nii-öelda sõjalise kaitseks ettevalmistamisega ja teeb seda väga hästi, omandab järsku näiteks sõjaajal võimed küpsetada leiba, arstida inimesi ja teha muid selliseid asju. Ja kindlasti antud konverentsi kontekstis väga oluline on siis see viimane punkt, ehk see, et need mittesõjalised tegurid on tegelikult sõdade tekkimisel ja nende lõppemisel ja ärahoidmisel omandanud järjest tegelikult kaalukama rolli. Nüüd
Praegune riigikaitsestrateegia defineerib siis 6 erinevat valdkonda, millest nii-öelda riigikaitse siis koosneb. Sõjaline kaitse on tõesti üks neist komponentidest, aga nende 6 hulgas, mida te siin tahvlil näete, ei ole kindlasti olukord selline, et sõjaline kaitse on see kõige olulisem, mille ümber kõik ülejäänu toimub, vaid tegelikult täiesti vastavalt olukorrale on kõik need valdkonnad nii-öelda vajadusel üksteist toetavad ja mingisugusel juhul on üks nii-öelda teistest ettepoole nihutatud, on suurema kaaluga kui mõni teine. Ja nagu te näete, ma usun, et kõik teist saate siin aru, et mingit nurka pidi võib igal ühel meist olla kokkupuude nende 6 valdkonnaga. Nüüd natuke siis rääkides sellest, kus me täna oleme ja kuidas me siia oleme tulnud, nagu näete, valesti ütlevad need, kes ütlevad näiteks seda, et me oleme hakanud laiapõhjalise riigikaitsega tegelema pärast seda, kui Ukrainas hakkasid asjad halvasti juhtuma. Ei, kindlasti mitte. Tegelikult see arusaamine sellest, et me peaksime riigikaitset nii-öelda moodsalt ja efektiivselt arendama, on kindlasti varem ja tegelikult mul lihtsalt siia slaidile ju mahtunud tegevusi, mis ulatuvad veelgi kaugemasse aega. See ei tähenda mitte seda, et 2009 tekkis meil mingi valgustatud moment, kus kõik eelnev oleks olnud vale, aga lihtsalt nii-öelda antud tegevuste kontekstis oli 2009 oluline pöördepunkt. Ja nagu näete, oleme me siis tegelikult alles paari kuu eest jõudnud sinna kohta, kus nii-öelda kõiki valdkondi kattev riigikaitse arengukava, see on siis võimeplaneerimisdokument, mis vaatab 10 aasta peale, mis näeb ette erinevaid Eesti riigis tehtavaid tegevusi, mis peaks tagama selle, et selle 10 aasta jooksul meie riigikaitset arendatakse nii-öelda vajalikus suunas. Et 2 kuud on siis see dokument nii-öelda täies mahus vana. Nüüd tooksin välja mõned siis olulisemad sellised valdkonnad, kus me näeme, et on vaja liikuda edasi eriti kiiresti, teha selliseid nii-öelda ennaktempos liigutusi mittesõjalise riigikaitse kontekstis. Esiteks, arusaam ressurssidest, see tundub võib-olla selline triviaalsus, et loomulikult meil peab olema arusaam. Paraku me peame ütlema seda, et meil on kindlasti Eesti riigis tohutult palju väga hästi tehtud näiteks andmebaase, aga alati ei ole need omavahel nii-öelda lingitud ja alati ei ole läbi mõeldud seda, et kui me eeldame, et üks või teine ressurss läheb teatud tegevuses kasutusse, et tegelikult ei ole see ressurss juba nii-öelda selle peale ei ole konkurentsi, et keegi teine ei ole arvestanud seal samas olukorras kasutada seda ressurssi hoopis teise tegevusega. Lihtne näide, näiteks abipolitseinikud, näiteks reservväelaste kasutamine, me nägime, kaitseliitlased, me nägime tegelikult selle planeerimise käigus korduvalt seda, kuidas kusagil oli eeldus, et teatud näiteks objekti kaitsel kasutatakse mingisuguseid inimesi, kes ise ei olnud sellest piltlikult öeldes üldse teadlikud. Teiseks, varud, me peame tunnistama seda, et sõjalised kriisid on kindlasti keerukamad ja on sellised, kus meil ei ole võimalik alati leppida nii-öelda või arvestada kommertslepingute töötamisega, ehk on valdkondi, kus me peame nii-öelda mõnes mõttes minema ajas tagasi, ehk oma väga efektiivseks viitud logistikale mitte täies mahus nõjatuma, vaid arvestama sellega, et meil peaksid olema suuremad varud, kui meil tänapäevaselt on see näiteks meditsiinivarustus, on see näiteks side või mingisugused muud vajadused, kus varuosad või mingisugused muud olulised nii-öelda sisendid peaksid olema tänasest paremini varudega kaetud. Kolmandaks tooksin välja avaliku diplomaatia, ehk me peame ilusti endale aru andma, et ainult nii-öelda enda riigis nende kriisidega hakkama ei pruugita saada. Nii kriiside ennetamisel kui kriiside käigus on äärmiselt oluline see, et meie sõnum jõuab efektiivselt ka Eesti riigist välja, et meil on inimesed, kes suudavad meie sõnumit edasi anda ja on inimesed, kes suudavad välisriikides meie sõnumeid nagu võimendada.
Siis kiirreageerimisvõime, väga lihtne võib-olla jälle aru saada, et tõesti, kui meil on vaja kriisidega kiiresti hakkama saada, siis meil peab olema efektiivne kiirreageerimisvõime ja me peame kas või jälle viimase aja nii-öelda piiri aktuaalsete küsimuste kontekstis aru saama, et meil on just selline ressursside ristkasutus vast on võtmesõna, mitte niivõrd see, et me loome nagu ühe ja teise ja kolmanda asja jaoks topeltstruktuure ja ei eeldagi seda, et meil on et me saame riigi sees nagu üksteist toetada kriitilistes lõikudes. Riigi avaliku kommunikatsioonivõime, siin me mõtleme just seda, et kriiside puhkedes me näeme tegelikult seda, kuidas on suur risk, et riigi kommunikatsioon, ükskõik on see riigi sees või nii-öelda riigist väljapoole suunatud, jookseb lihtsalt kokku. Meil inimesed, kes peaksid suutma sõnumeid edasi anda, kes peaksid suutma nii-öelda toimunud analüüsida, et sellest neid sõnumeid kujundada, nad on 2-3 päeva, peavad vastu, kui nii-öelda tavaolukorras neid mobiliseerida, aga sellest ei pruugi piisata, ehk me peame mõtlema rohkem selle peale, kuidas oma ressursse olulisel hetkel nii-öelda koondada, kuidas kasutada ära ka neid inimesi, kes võib-olla tavaolukorras ei räägi riigi kaitsest, aga kellel on olemas see baasvalmidus selleks. Ja side ja juhtimine on sellised teemad, mida ei jõua siin nii-öelda piisavalt korrata. Juba Erki rääkis juhtimise vajalikkusest, ma lisaks selle õiguslikule poolele lisaksin juurde kindlasti protseduuride olemasolu, tehnikaga tagatus ja selle, et kõik see, nii protseduurid kui tehnika on piisavalt läbi proovitud, et me teame, et tegelikult need asjad ka töötavad. Ja ma nüüd proovin oma asja kiiremini koomale tõmmata. Nüüd väljakutsetest rääkides, mis puudutavad seda laiapõhjalise riigikaitse elluviimist, siis kindlasti seesama riigikaitseseadus, millest Erki rääkis, see on võtmetähtsusega element, mis peaks aitama seda laiapõhjalist riigikaitset tagada, et see järjepidevalt edasi areneks. Teiseks, praegune laiapõhjaline riigikaitse arengukava, seesama võimeplaneerimisdokument on eelkõige riigikeskne. Me oleme suutnud vaadata neid asju, mida riik peab ja saab teha järgnevate aastate jooksul. Me ei ole jõudnud sinna, kus me tegelikult suudame tagada ka erasektori või kohalike omavalitsuste kaasatuse sinna planeerimisse. Planeerimise ühtlustamine terve riigi ulatuses, me räägime ka sellest, et erinevatel ministeeriumitel on väga erinevad planeerimiskultuurid, planeerimiskogemused ja siis me räägime sellest, et meie riigis sees on harjutud sellega, et igal ministeeriumil on siiski päris suur iseseisvus otsustada oma valdkonnas toimuva üle. Me peame vähemalt riigikaitse valdkonnas palju rohkem liikuma sinna, kus meil on võime klaarida omavahel prioriteete ja otsustada, et näiteks üks või teine ministeerium peaks tegema midagi sellepärast, et see tema valitsemisala laiuselt ei paistagi nii oluline, aga riigiüleselt paistab küll. Ja alati on küsimus selles, kuidas tasakaalustada lühi- ja pikaajalisi vajadusi, ehk meil on mingid tegevused, mis toovad meile kindlasti edu 15 aasta lõikes, aga võib-olla mingid olukorrad, kus me peaksime tegema midagi selleks, et aasta pärast olla suhteliselt paremas seisus, kui me praegu oleme, isegi siis, kui see 15 aasta lõikes ei ole kõige targem tegu. Ja siin jätan need lõppteisid peale, seda ma umbes ka juba ütlesin, ma kindlasti rõhutan antud konverentsi kontekstis seda teist punkti, ehk ärme alati mõtle sõjalise kaitse keskselt, ka siis, kui me mõtleme, mida meie saaksime teha. Sidus, tugev, enesekindel ja hästi funktsioneeriv ühiskond on kindlasti see, mis on sõjalisi või üldse julgeoleku mõttes kindlamal järjel kui see ühiskond, mis on tugevalt militariseeritud, aga kõik muu ei püsi väga hästi koos. Ehk kõik teie, kes te teete oma tavapärast tööd hästi, õpite hästi, osalete ühiskonna tegevuses, olete juba päris palju selle ühiskonna julgeolekusse panustanud. Aitäh! Aitäh, Kristjan!
ja nüüd annaksin sõna Kaitseliidu ülemale brigaadikindral Meelis Kiilile, kes räägib võimalustest panustada laiapindsesse riigikaitsesse läbi Kaitseliidu. Lugupeetud kuulajad, et praktikuna loomulikult räägin ma põhimõtteliselt kõige rohkem Kaitseliidust ja milliseid võimalusi Kaitseliit annab Eesti ühiskonnale Eesti riigikaitses osalemiseks. Aga ma sissejuhatuses ma tegelikult viitaksin siin ka teatud õiguslikele küsimustele, sest nii nagu me teame kõik, et Eesti riigi põhiseadus ütleb, et iga kodanik on kohustatud riiki kaitsma. Siis Kaitseliidus me oleme võtnud natukene laiendatud lähenemise sellele ja selleks on, et igal riigi kodanikul on ka õigus oma riiki kaitsta. Ja loomulikult vaadates võttes see nagu aluseks, siis tundub see, et kui vabatahtlikud tulevad Kaitseliitu, siis nende rakendamine riigikaitses on iseenesest mõistetav. Et see on loogiline. Paraku alati kõik asjad, mis on loogilised, ei pruugi olla enesest mõistetavad. Ma toon teile näite, et siin meil ongi ja siin meil on muidugi väga suured lootused sellele riigikaitseseadusele. Ehk et kui inimene on tulnud ja manifesteerinud oma tahet riiki kaitsta läbi selle, et ta öelnud vabatahtlikuna, tulen, võtan relva või ka ei võta relva, aga ma tahan läbi Kaitseliidu oma panuse riigi kaitsmisse anda. Siis paraku näiteks sõja- ja ametikohtadele me neid inimesi, kellel ei ole reservväelase staatust, me panna ei saa. Samas, kui me harjutame, õpetame inimesi kokku kui meeskonnad, siis tegelikult tekiks selline naljakas vastandlik situatsioon, kui eelnevalt lahinguolukorrale peab ütlema, et miinipilverühmast ma pean võtma pooled inimesed ära, ütlema, et sul ei ole reservväelase kohustust, sa tegelikult riigikaitses osaleda ei saa sellises kapatsiteedis, nagu me sind õpetanud oleme. Nii et võimalusi tuleb ka luua, tuleb teadlikult luua ja võimalusi tuleb luua läbi selle, et kõik need, kes planeerivad, kõik need, kes meile õiguslikku raamistikku seavad, saaksid aru nendest organisatsioonidest, mis on nende valitsusalas. Asi läheb aasta-aastalt paremaks ja kogu aeg paremaks, aga siiski tegelikult pikk töö on teha. Loomulikult vaadates Kaitseliitu, esimene asi on see, et igal inimesel on oma ettekujutus Kaitseliidust. Mõne jaoks oleme me lihtsalt veidrikud, kes oma vaba aega metsas sõda mängides mööda saadavad. Aga tegelikult on Kaitseliidu olemus vägagi palju laiem ja etteruttavalt võin ma öelda, et ma väidan ja pärast ka tõestan oma väidet, et Kaitseliit on Eesti kõige laiapindsem riigikaitse või organisatsioon üldse. Ja lihti Kaitseliidus on näiteks ka naiskodukaitse. Meil on kodutütred, meil on noored kotkad, ehk et Kaitseliit riigikaitseorganisatsioonina, õige termin on vabatahtlik, sõjaliselt organiseeritud vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon. Et me ei tegele ainult mitte sõjaliste tegevustega, vaid me tegeleme ka noorsootööga näiteks. Ja mis on noorsootöö Kaitseliidu mõistes? Lihtsustatud arusaam on selline, et see on nagu konveier. Ühest otsast laseme noore sisse, teisest otsast kukub sõdur välja. See ei ole üldse. See tegelikult ei vasta üldse sellele. Tegelikult on Kaitseliit võtnud oma noorte osas just sellise lähenemise, et meie eesmärk on koolitada häid riigi kodanikke. Me anname neile loomulikult ka teatud selliseid oskuseid, mis teatud kombinatsioonis võivad olla ka sõjalises väljaõppes, aga eraldi võetuna nad ei ole sõjaline väljaõppe. Me anname neile eluks vajalikke oskuseid, ehk et me tahame, et nad saaksid oma elus hästi hakkama, et nende vaba aeg oleks täidetud
ja et nad oleksid isamaaliselt kasvatatud. Ma julgen väita, et see on üks väga ja väga oluline osa riigikaitse kujundamisest tulevikus. Nüüd naiskodukaitse. Ilma naiskodukaitseta, kas Kaitseliit saaks ellu viia oma sõjalisi ülesandeid? Tegelikult ei saa. Saame, aga mitte nii hästi. Naiskodukaitset jälle, paljudel on tekkinud selline prototüüp või selline mõtlemine, et naiskodukaitse ja herniasupp, et see on nagu sünonüüm. Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Naiskodukaitsjad tegelikult, nad teevad staabiassistente. Naiskodukaitsjad, loomulikult nad kannavad ka neid pehmevaid riigikaitselisi väärtuseid. Aga neil on juhtimiskoolitus ja nad on väga ja väga erodeeritud ja laia ülesandespektriga. Nii et nagu te näete, Kaitseliit ei ole mitte ainult pelgalt lahinguülesannete täitmiseks ellu kutsutud organisatsioon. Ma olen ise jaotanud Kaitseliidu mõtteliselt 3, ja see on 3 V-d. Need on võitlejad, need on võimaldajad ja need on võimendajad. Ja nüüd hakkame sinna jõudma, et mis on siis see võitlejad, võimaldajad ja võimendajad. Loomulikult, põhiline Kaitseliidu identiteet on sõjaline. Ja meie üks seadusest tulenev ülesanne on luua sõjalisi võimeid Kaitseväele. Samas peame me tegelema või sisejulgeolekuga. Me oleme üks partnerid, väga head partnerid politseile, Päästeametile, aga olgu ka öeldud, et kohalikele omavalitsustele. Ja mis on Kaitseliidu üks tugevusi, on ka see, et sõjaline planeerimine. Me oleme üsna head planeerijad. Ma tooks teile ühe näite, aga kahjuks aeg surub peale, muidu ma tooks näite, kuidas Suurbritannias suu- ja sõrataudiga hakkama saadi. Seal julgen teile väita, et oli territoriaalarmee planeerimise mõistes oli kaasatud, mis tõttu ka see taud suudeti kontrolli alla saada. Nüüd Kaitseliit. Kaitseliit on Eestis kõige suurem võrgustik. Ja rääkides laiapindsest riigikaitsest, see võrgustik viibki ellu laiapindset riigikaitset. Ma muuseas olen üks üsna suur kriitik laiapindse riigikaitse teostamise osas Eestis. Me läheme aasta-aastalt paremaks. Ja tunnistan teile ausalt, et ma olen peaaegu praktiliselt kõik strateegiad, kõik need seadused, mis riigikaitset mingil määral puudutavad, olen läbi lugenud. Analüüsinud, seal on kollaseid jutte palju, seal on kommentaare palju. Kõik eraldi võetuna, kõik need strateegiad on väga head. Neil on üks suur puudus. Nad ongi eraldi seisvad. Ma ei näe ja me ei tunne, et neid oleks väga tugevat sidusust. Aga nüüd, olles organisatsiooni juht, mis peab neid ellu viima, neid seaduseid ja strateegiaid praktikas ellu viima, siis see on teatud mõttes komplitseeritud. Aga ei ole hullu, mida madalamale tasemele me läheme, seda tihedam see laiapindne riigikaitse ja koostöö on. Ja nüüd, kui me hakkame võtma seda, et mis see Kaitseliit on, see võrgustik ja miks Kaitseliit on laiapindse riigikaitse praktiseerija, siis selle jaoks on väga lihtne põhjus. See ei ole mitte sellepärast, et kaitseliitlased oleks keskmisest targemad, ilusamad, erodeeritumad. Keskmisest on nad küll, ma arvan, isamaalisemad, aga see on lihtsalt põhjus. Meil on Kaitseliidu liikmeid igast eluvaldkonnast. Meil on arste, insenere, autojuhte, keevitajaid, meil on sidemehi, küberspetsialiste. Nii et nagu te näete, kogu valdkond, mis Eestis on kaetud. Samuti tuleb öelda, et Kaitseliit
kaitseliitlased on üle kogu Eesti. Vanasti oli mulle meeldis öelda seda, et on ainult üks vald, kus ei ole ühtegi kaitseliitlast. Ma seda enam, ja ma olen seda esitanud kui küsimust, aga seda küsimust ma enam esitada ei saa. Täna on kõik vallad Eestis, kus on kaitseliitlased esindatud. Ja ma vastan teile, et ära enne, kui te küsite, et mis vald see oli Piirissaare. Nii. Nii et, palju mul aega on? Siis ma võin julgelt ära küsida ka selle küsimuse, et kus vallas on kõige rohkem kaitseliitlaseid ühe elaniku kohta. Vastan ära, see on Ruhnu vald, 55 elanikust on 12 inimest Kaitseliidus. Nii et minnes nüüd selle Kaitseliidu ja laiapindse riigikaitse juurde tagasi, loomulikult mitte ainult, Kaitseliit ei ole mitte ainult ainukene koht, kus inimesed saaksid oma võimalusi, oma võimeid rakendada. Ja mida me oleme hakanud Kaitseliidus tegema, on ka see, et me oleme hakanud vaatama inimeste professionaalseid ja sotsiaalseid võrgustikke, nende professionaalseid oskuseid. Ja siin kohas toongi ma ära ühe näite sellest võimendusest. Meil oli kunagi üks õppus ja õppuse lähedal toimus liiklusavarii. Päris tõsiste vigastustega. Ja sellele õppusele osales üks parameedik. Ja nüüd see parameedik kiiresti anti esmaabi, aga esmaabi ei andnud mitte see parameedik. Mida tegi parameedik? Teised andsid esmaabi, sest meie tegelikult ju anname ka väljaõpet esmaabi osas kõikidele. See parameedik oli telefoni otsas. See parameedik helistas oma kiirabibrigaadi. Andis vigastuste iseloomu, andis täpsed koordinaadid ja mida ta sellega tegi? Ta aktiveeris oma professionaalse võrgustiku. Sest et sealt järgmised tegevused. Operatsiooniruumid pandi valmis, oodati seda kiirabi saabumist, ehk et see võimendav efekt Kaitseliidul on laiapindse riigikaitse mõistes täiesti olemas. Aga milline peaks olema siis üleüldine mudel Eesti riigikaitses? Ma julgen ka seda väita, et me peaksime jõudma sinnani, et kõikides ametkondades, ministeeriumites ja kuni Riigikoguni välja me peaksime hakkama aru saama, et nii väike riik nagu Eesti riik, et me lihtsalt oleme üksteisest sõltuvuses. Me peame õppima ära selle, et me hakkame kasutama üksteise võimeid, ressurssi ja oskuseid. Nii et väga hea oleks, kui ma saan sellest ka aru, et tegelikult laiapindse riigikaitse planeerimine demokraatlikus riigis, mis on koalitsioonipõhine, on alati raske. Sest et inimesi on palju, arvamusi on palju, tahe on alati hea. Nüüd, aga et seda konsolideerida, selleks vaatame näiteks Soome, ega neil võttis ka oma 40-50 aastat, enne kui nad jõudsid tõsiselt laiapindse riigikaitse. Me peame lihtsalt hakkama sellist teadmist kultiveerima oma inimeste mõtetes ja oma tegevustes, et kuidas saan mina aidata oma partnereid ja kuidas partnerid saavad aidata meid ja kuidas see juhtimine toimib. Nii et see ongi see, mis me õigusnormidest või õigusruumis ka ootame, oleks väga selgeid institutsionaalseid mehhanisme ja selgeid käsuvaheleid. Nii et kui vaadata nii palju jälle, et me oleme ka vahest kohalike omavalitsustega, kes on väga tugevad ja head partnerid Kaitseliidule, oleme naljatades öelnud, et vaadake, võtke meie kaart. Siin on maakonnad, kus on malevad. Ja siin on meie malevkonnad. Ja vaadake ära, me oleme teie eest selle reformi ära teinud, haldusreformi ära teinud. Et malevkondade loomiseks on meil lihtsalt teatud printsiibid,
ja need on, kui palju kaitseliitlaseid me suudame seal kokku panna, et on mingisugune minimaalne number. Aga kuna keskmiselt igas vallas on enam-vähem sama palju kaitseliitlased elanikkonna kohta, siis see oleks nagu universaalne printsiip, mida võiks üle kanda. Ma ei kutsu muidugi seda ülekannet tegema selles mõttes, aga jah, et kui me oma tegevused loogilistele järeldustele ja loogilistele aspektidele paneme, siis julgen väita, et riik on tugev. Ma tõmban asjad kokku, mulle öeldi, et 1 minut. Ja tegelikult ma soovin ja loodan, et kõik inimesed saavad aru, et kui inimesed, kes tahavad riiki kaitsta, et see on meie kõigi püha kohus, et me võimaldame neile selle, et me anname selle võimaluse neile. Ja ma soovin seda, et tegelikult omavaheline koostöö, omavaheline suhtlemine, sest suurtel süsteemidel on isereguleerimissüsteem. Isereguleerimissüsteem ei saa olla põhimõtteline printsiip. Sinna tuleb anda väga selged juhised, väga selged raamistikud, millises ruumis me saame ja peame ühtsete käitumisnormide toel tegutsema. Usun, et Eesti potentsiaal riiki kaitsta ja kaitsta seda niimoodi, et me oleme väga veenvad heidutajad ja kaitsta seda nii, et me sõjategevust meie pinnal enam näha ei saa ja see on täiesti võimalik. Aitäh! Aitäh, kindral Kiili! Annan sõna meie viimasele panelistile täna esimeses paneelis, Piret Pernikule. Palun. Aitäh, tere hommikust ka minu poolt. Ma räägin meie keskuse eelmise aasta lõpus läbi viidud uuringust, mille me teostasime Riigikaitsekomisjoni tellimusel ja just sellest osast, tulemuste osas, mis puudutab siis erasektori ja vabaühenduste panustamisvõimalust laia riigikaitsesse. Aga enne, kui ma uuringu tulemusi tutvustan, ma oma sõnumi võtsin kokku 5 punkti ja ma loen need siinkohal ette, et alustades siis sellest, et nagu on ka eelkõnelejad öelnud, et meie julgeolekuolukord on muutunud, ma panin mõned märksõnad slaididele kirja ja seoses eriti just nüüd selle suve ja sügise sündmustega Ukrainas oleme aru saanud, et lisaks siis sõjalistele rünnakutele on ka mittekonventsionaalsete vahendite vastu vaja ennast siinkohal kaitsta. Ja seda on teinud ka NATO ja Eesti on asunud tõhustama oma sõjalist kaitset, oleme suurendanud kulutusi nii siis riigikaitsele kui sisejulgeolekule. Ja Venemaa tegevus näitab ka seda, et neil on hea võime kombineeritult kasutada siis koos sõjaliste jõududega ka erinevaid mittesõjalisi vahendeid. Siin on räägitud väikestest rohelistest mehikestest, küll ka info- ja psühholoogilistest operatsioonidest, mida siis koondatakse mõiste alla hübriidsõda. Ja nagu ka mainisid Kristjan ja Erki, siis kõik julgeoleku ja riigikaitse valdkonnad on omavahel seotud ja kuigi üks ministeerium on dokumentide alusel vastutavaks pandud, siis ei ole see võimalik ilma koostööta teiste osapooltega.
ja see koostöö ei hõlma mitte ainult tsiviil- ja militaarsektorit, vaid väga oluline on koostöö erasektori ja vabaühendustega, eriti ju, mis puudutab just kriitilise taristu kaitset, samamoodi küberjulgeolekut, kus tegelikult turvalisus tagataksegi erasektori poolt. Ja tahaksin ka rõhutada siis, et kõigil on meil kohustused ja ülesanded ja kutsun üles kõiki mõtlema, et kuidas soodustada siis aktiivsete inimeste poolt, arvamusliidrite poolt, riigi poolt kõikide panust riigikaitsesse. Nüüd see 2 ringi siin tähistavad julgeolekupoliitika aluseid, välimine ring ja sisemine ring on siis riigikaitsestrateegia, et siin võib neid valdkondi jagada kas 6 või 4 või 5, nagu mina olen valinud, aga selle ma valisin selle näitlikustamiseks, et vastutajaid on palju, siin ei ole joonisel küll ka kõiki toodud välja, ja näiteks kui Kaitseministeerium vastutab sõjalise kaitse ja tsiviilsektori toetuse eest, siis tegelikult siin on erasektori roll väga suur, samamoodi teiste valitsusasutuste roll ja samamoodi Siseministeeriumi vastutusala elutähtsad teenused ja samamoodi võib öelda ka ühiskonna sidususe ja lõimumise osas, kus on eraõiguslikul meedial on väga suur roll. Liikudes nüüd edasi meie uurimuse juurde, siis see on tutvumiseks olemas ka kõigil meie koduleheküljel, et lisaks kirjanduse analüüsile me vaatlesime põhjanaabreid ja Hollandit ja siis Eesti puhul viisime läbi intervjuud ligi 20 valdkonna eksperdiga. Ja terve rida järeldusi ja soovitusi siis sellest destilleerisime, kokku loetlesin neid 14, need on küllaltki detailsed, enamus puudutab soovitusi just, kuidas valitsusasutuste ametkondade vahelist koostööd parandada. Siinkohal ma peatuksin pigem siis erasektori ja vabaühenduste kaasamisel. Nüüd kirjanduse põhjal on siis tuvastatud mitmesugused tingimused, mis peavad olemas olema, et sellist kõikehõlmavat või laiapõhjalist lähenemist ja koostööd üldse ellu viia. Nüüd ma ei loe neid siin detailselt ette, lihtsalt juhin tähelepanu, et need tingimused on nii algavad ühiskonna tasandilt kuni liiguvad indiviidi tasandini, et näiteks üks väga oluline asi ongi selline ühine arusaam siis meie suunast, visioonist, kuhu me liigume, millised on meie strateegilised põhimõtted ja eesmärgid, mis on siis omaks võetud kogu ühiskonna poolt laiemalt. Nimetades ka, et õigusruum, mida juba mainiti eelnevalt, peab soosima seda, samamoodi on elementaarne, et valitsusasutustel oleksid üksteise tegevuse ja prioriteetide kohta teadmised ja kuni välja selleni, kui oluline on rotatsioon, näiteks et kui inimene on töötanud enne Kaitseväes ja läheb hiljem tööle politsei- või Päästeametisse või vastupidi, et siis on kohe näha, kuidas see arusaam terviklikust käsitlusest on olemas ja see aitab väga koostööle kaasa. Nüüd mõningad tugevused tõin siin välja, et positiivne oli see, et mitte keegi ei asetanud kahtluse alla seda vajadust ja kõik aktsepteerisid aluspõhimõtteid, kõik toetasid elluviimist. Nüüd jah, nagu öeldakse, et kurat on detailides. Kes peab mida tegema, kui tunnistati, et kõigil on ülesanded ja vastutused, siis kes peab mida tegema, see enam nii selge ei olnud. Ja igapäevane selline koostöö kriiside reguleerimisel, ennetamisel oli väga hea,
siin võib-olla üksikuid erandeid oli, kui olid, nagu ikka, on kriisid ebastandardsed ja selgus, et tihtipeale väikses riigis on suhted isiklikud ja ei ole struktureeritult paika pandud protseduure, nii et mõnikord võis jääda abi lihtsalt selle taha, et kas siis õigusruumis mõni õigusakt oli muutmata või siis lihtsalt inimene, keda oli vaja, oli koos võtmega, mis tal taskus oli, puhkusele sõitnud. Ja selgitasime ka välja, et võrreldes just teiste riikidega, et meil on väga tugevad edulood, et juba brigaadikindral rääkis pikalt Kaitseliidust, ma tooksin välja veel ka küberkaitseüksuse, samamoodi siis vastuvõtva riigi toetuse raamistik, mis sätestab siis selgelt ülesanded nii tsiviilpoolele kui erasektorile ja mida siis korrapärastel õppustel iga-aastaselt läbi harjutatakse ja Siseministeeriumi juhtimisel toimuv hädaolukordade riskianalüüs, kus samamoodi kõik leiavad ühise arusaama, millised on ohud, millised on ennetustegevused ja et kuidas siis neid kriise lahendatakse. Nüüd kitsaskohti nagu tavaliselt on lihtsam välja tuua, sest inimesed ikka räägivad sellest, mis on pahast, unustatakse ära, mis meil hästi on ja siin võib tuuagi selle välja, et leiti, et selline ühise arusaama kujundamine on siiski aastatepikkune, aastakümnetepikkune protsess, et senini saadakse erinevates asutustes aru erinevalt, mida lai riigikaitse tähendab, millised on vastutused, samamoodi juba Kristjan rääkis strateegilisest planeerimisvõimest, mis on nõrk, eriti siis teistes asutustes, välja arvatud siis jõuametkonnad ja Kaitsevägi, kus seda traditsiooniliselt on juba pikka aega tehtud ja see on seotud ka sellega, et Eesti haldussüsteem on selline, et kuna iga minister on kuningas nii-öelda ja ministeeriumitel on täielik sõltumatus ja peaministril ei ole volitust siis kedagi käskida, et siis tihtipeale tulevad mängu ka poliitilised või isiklikud eelistused. Ja loomulikult ei ole ka teistes asutustes võimalik eelarvet väga pikas perspektiivis paika panna ja välja tulid ka vähesed teadmised, elementaarsed teadmised siis teiste valitsusasutuste rollide, prioriteetide, tegevuste kohta ja täiesti levinud suhtlemisraskused, näiteks mitmesugused eelarvamused jah, et küll leiti, et tahetakse oma kohustusi ära delegeerida või siis vastupidi, leiti, et oleks vaja juhendamist ja toetamist teiste poolt ja nii edasi. Ja nagu ikka on raskusi kaasamisega mitte siis ainult valitsusasutuste vahel, vaid ka seda enam just siis erasektori ja vabakonna poole pealt. Ja nüüd ma tooksingi välja, et mida siis teha, et parandada seda olukorda, millest juba räägiti, et algatada, mis on siis väga tänuväärne, mida me siin teeme, algatada selline diskussioon ja et kõik saaksid ühtemoodi aru, millised on need põhimõtted, kes peab mida tegema, samuti riigi poolt siis reguleerida rohkem vabatahtlikku panust, et teatud juhtudel siis määrata kohustused, näiteks võib tuua küberjulgeoleku, kus teatud turvastandardid võiksid olla kohustuslikud ja muidugi eriti pakkuda erinevaid stiimuleid ja soodustusi, et inimesed saaksid oma töö- ja pereelu ühendada ja et oleksid tööandjad rahul. Lisaks siis loomulikult ka haridus, mis on siis seotud just teadlikkuse tõstmisega ja seda on tarvilik teha ka valitsusasutustes. Ja me pakkusime ka välja kohustuslikud koolitused teatud
ametikohtadele ja samamoodi ka sellise sihtfondi, kust siis saaksid nii erasektori kui vabakonna esindajad samamoodi siis riigikaitse jaoks finantse taodelda. Ja nüüd, et lõpetada siin positiivsema noodiga, siis erinevalt siis sellest pilapildist, et võrreldes nüüd teiste riikidega, et võib öelda, et Eestis tegelikult see olukord ei ole üldsegi nii halb, et me oleme päris hästi edasi jõudnud ja meil on väga head edulood olemas teatud valdkondades ja samamoodi meil on tugevad eeldused, kas või meie strateegilises kultuuris saadakse aru, et kogu ühiskond peab ennast mobiliseerima riigikaitseks ja et selles suhtes on hea pinnast, kust nüüd edasi minna selle aruteluga. Et siinkohal ma siis lõpetan, ma tänan teid. Aitäh, Piret Pernik! Nüüd annaks võimaluse publikule siin saalis esitada küsimusi ja anda kommentaare. Palun kõigile, kes soovivad sõna võtta, kõigepealt ennast ise tutvustada, kes te olete, kust te olete ja ma korjan kõigepealt kokku võib-olla 2 või 3 küsimust ja siis annan võimaluse meie panelistidel vastata. Nii et palun. Tere, et Kalev Kallemets, üks organiseerijatest, Riigikogu liige Reformierakonnast ja et küsimus Erki Kodarile, et selle riigikaitseseaduse eelnõuga, et kus maal see kooskõlastamine on, esiteks selline tehniline küsimus ja teine on, et ma olen juunikuust olen Riigikogu liige ja õnnestunud ainult mõnda nagu eelnõud menetleda ja hääletada, aga siiski nagu panen tähele nagu niisugust väikest probleemi, et küll on seal need mõjuanalüüsid ja siis seletuskiri ja rakendusaktid vajalikud, aga mida ma näen nagu, siin on mõned head näited, on seesama palju räägitud siis avalikus kohas või siis korrakaitseseadus, eks ole, selle punkt on ju, kus väga puudulikuks jäi avalikkuse informeerimine nagu riigi poolt, et kuidas õigusakt rakendub, mis on tema eesmärk ja nii edasi. Et kas te olete selle eelnõu puhul, seaduse puhul, nagu seda küsimust suutnud paljude korralduslike küsimuste juures ka selle peale mõelda, et tagada siis nii avalikkuse kui ka siis puudutatud asutuste asjakohane teavitamine nagu muudatustest. Aitäh! Nii, veel paar küsimust võib-olla. Hommikust, Marek Miil, Korporatsioon Virooniast. Mul on küsimus, tegelikult 90-ndatel oli niisugune mõiste nagu totaalkaitse ju täiesti õigusaktides olemas. Et mis selle mõistega sai või mis seda siis eristab praegustes käsitlustes laiapõhjapindsest riigikaitsest? Siis oli meil ka paremal pool üks küsimus. Kaido Pihlakas, vandeadvokaat, reservohvitseri kogu, juristide sektsioon. Mul on üks küsimus riigikaitse seadusega. Praegu on ta nimi selline. Ilmselt see küsimus oleks härra Erki Kodarile. Lugedes läbi seda seadust, mitte ainult üks kord ma ei näe, et ta oleks ühes mõttes laiapõhjaline, mis käsitleks kohtute tegevuse eripära sõja olukorras. Lugupeetud asjatundjad ja seaduse tegijad ja autorid, sõja ajal ei saa kohus toimida nii, nagu rahuaja seadus seda ette näeb. Seal on tähtajad ja edasikaebamisajad, kui me peame leidma lahendi, kuidas seda sõjaolukorras seadusi kohtumenetlust tuleb läbi viia. Nii et senini ma vastust ei ole saanud, meie ettepanekud riigikaitseseadusele ei leidnud, pisike ettepanek ei leidnud toetust
ja arutati see tulevikus. Kas saab midagi ette võtta veel, sest seadus ei ole ju veel jõustunud? Tänan. Ja nüüd veel üks küsimus Mati Raidmale ja siis anname võimaluse panelistidele vastata. Aitäh. Sa tegid väikse tehnilise vea, sa ütlesid küsimuste repliigid, siis ma kasutan seda teist sõna. Et ma kiirelt peegeldaks, kuna ühelt poolt, jah, olen ka korraldajate pool, siis peegeldaks totaalkaitset. Et totaalkaitse oli kogu riigi jõu, ressursi ja rahva kasutamine riigi sõjaliseks kaitseks. Lai riigikaitse käsitlus on natukene enamat ja puudutab ka teisi eesmärke, mitte ainult põhiseaduslikku korda, territoriaalselt terviklikkust ja iseseisvust. Ja kohtute poole poolt lihtsalt aega on, see eelnõu tuleb veel meile Riigikokku ja küll riigikaitsekomisjonis käivad ka palavad debatid. Kuigi mõttearenduseks ma tahaks ühe näite tuua teile, et mis te arvate, kuidas Donetskis asi on. Seal ei ole sõjaolukorda. Ja kolmas repliik, mille pärast ma tegelikult tahtsin öelda, et väga vahva pealkiri on Eesti julgeolek 2014, et küsiks Martini käest, et kas see mõte on nagu pinnases, et tuleb ka Eesti julgeolek 2015 ja nii edasi, et see formaat jääks selliseks mõttevahetuseks. Aitäh! Aitäh küsimuste eest ja annaks siis võib-olla kõigepealt sõna Erki Kodarile. Palun. Aitäh, ma saan 2 kärbest põhimõtteliselt ühe hoobiga siis. Esiteks ma alustan sellest kõige lihtsamast, mis puudutab kohtusüsteemi sõja ajal. Mis on selle protsessi probleemiks on olnud see, et me oleme palunud kõikidelt ministeeriumitelt vaadata, et mis teie valdkonnas, mis teie valitsemisalast ja mis teie korraldusest tuleb muuta kriisi ja sõja ajal. Me oleme vahepeal pidanud seda tõesti nagu kivist vett välja piistama. Teisalt, Ukraina kriis on kõigile viinud selle teadmise, et me peame sellega tegelema. Et see kriis vähemalt meie riigikaitseõiguslikus mõttes on olnud vähemalt meile heal ajal, kuigi tal on väga halvad tulemused. Ja nüüd sellest kohtupidamisest sõja ajal eelnõu on praegu Justiitsministeeriumi käes, seda teemat on nendega mitu korda arutatud ja minu viimane info on see, et nad kogu selle teema pannes järgmise aasta tööplaani, et see tuleb. Nad suudavad need sõnastused välja pakkuda, nad muudavad enda seadusandlust ja oma eriseaduse vastavalt. Tulles nüüd selle eelnõu menetluse juurde, siis meie esimene ring lõppeski suve lõpuga ära selle kooskõlastamisel ja nüüd ta on edastatud Justiitsministeeriumi teisele kooskõlastusringile, kus ta tuleb tagasi 24. oktoobril ehk siis järgmine reede. Ning peale seda me käime kõik nendepoolsed märkused läbi, me teeme seda praegu jooksvalt, sest tempo nõuab seda ning loodame siis novembri alguses sellega ka valitsusse jõuda. Nagu mainitud, see on väga-väga keeruline seadus, see ei ole tegelikult Kaitseministeeriumi seadus, see on kõikide ministeeriumite ja kõikide riigikaitseorganisatsioonide, kogu riigikaitse seadus ikkagi. See, mis puudutab tema jõustamist, siis jõustamine on ette nähtud aastaks 2016. 1. jaanuar, et loodetavasti jääb meil siis ka väike aeg kommunikeerimiseks, mis seal muutub nii kõikidele osapooltele. Enamus osapooli õnneks on enda sõnastust ise välja pakkunud juba sinna ning me jõuame teha ka sellist avalikkuse teavitamist, et kuhu siis riigikaitse selle seaduse mõistes on liikumas. Kuid ma ikkagi jään selle juurde, et meie tõsised otsused on tegelikult juba langetatud varasemalt nende strateegiadokumentide vastuvõtmisega. Ehk siis see, mida me praegu teeme, me läheme edasi selle jõustamise ja rakendamisega seaduse mõistes. Teavituse kohta nii palju, kui esimene ring meil oli sellest eelnõust, siis ka kaitseminister tegi endapoolset teavitust avalikkuse eest sellest eelnõust, kuna kahjuks oli suvi, siis võib-olla selleks paljudel natuke puhkuste nahka, et tähelepanu võime oli mujal enda laadimisel sügisesteks uuteks töödeks. Kuid teavitusest me ei pääse, teavitust tulebki teha, samuti tegelikult tuleb teha siis kõikidel osapooltel, ministeeriumitel, riigikantseleil, et see on meie kõigi ühine asi, me peame koordineerima seda avalikkuse suhtlust ja selle sõnumi kohale viima, et kuhu me siis nüüd selle seadusega jõudsime, kui see vastu võetakse. Küsin, kas keegi teine tahab ka paneelist vastata?
Kristjan. Ma ütleks veel paar sõna selle sama totaalkaitse küsimuse kohta, et tegelikult härra Mati Raidma juba andis väga hea vastuse, aga siin üks hiljuti kuuldud tõlgendus nii-öelda totaalkaitse versus laiapõhjaline riigikaitse on siis see, et totaalkaitse oli laiapõhjalise riigikaitse neiupõlve nimi. Et see on kindlasti üle lihtsustatud ja see, mis ma vist oma esituse jooksul ka rääkisin, et tegelikult need varasemad käsitlused olid selgelt liialt sõjalise kaitse poole kaldu. Pluss, mis ei ole väheoluline, on see, et praeguses seadusandluses on totaalkaitse sisse kirjutatud ühes seaduses, ühes kohas, see on rahu- ja riigikaitse seaduses, kus öeldakse, et riiki kaitstakse totaalkaitse põhimõttel, aga oluline ongi see, et meil ei ole lihtsalt loosungid, vaid meil on ka nagu lahti mõtestatud see, mida siis see üks või teine termin tähendab, eks. Ja ma arvan, et me oleme selles mõttes liikunud väga palju kaugemale sellest, kus kunagi oldi totaalkaitsega. Tulles selle totaalkaitse juurde tagasi, siis vaatame, kuidas ajaloos on vaadatud totaalkaitset. Ma võib-olla illustreeriksin seda totaalkaitse terminit näiteks näitega, kuidas Jaapan teise maailmasõja lõpus seda nägi. Siis enne kui igale koduperenaisele oli antud 2 portselanist granaati, et enne kui ta oma elu keisrile tagasi andis, pidi ta kaasa võtma 2 või 3 Ameerika sõdurit, see oli nende totaalkaitse põhimõte. Laiapindne riigikaitse muidugi näeb seda, et me konsolideerime kõik oma riigi jõu ja jõupingutuse iseseisvuse hoidmiseks. Teeks sellise asja, et ma annaks võimalus veel esitada üks küsimus. Aeg hakkab otsa saama. Ja küsin, kas on veel keegi, kes tahab midagi küsida või vastupidi repliiki edasi anda. Palun. Olavi Tammemäe, reservohvitser, aga muu hulgas ka kaitseliitlane. Küsimus puudutab riigikaitse ressursi paremat kasutamist. Ma lihtsalt illustreerin näidet, et mul on palju tuttavaid, kes on läbinud kes on 10 aastat tagasi on läbinud riigikaitse teenistuse ja keda ei ole kordagi kutsutud kordusõppusele, et nad tunnevad nagu muret, et nad on nagu ära unustatud. Ma olen lausa oma isiklikke sidemeid kasutades pöördunud Kaitseressursside Ametisse ja küsinud, et kas ei oleks võimalik neid inimesi nagu uuesti üles soojendada ja ma pean siiralt tunnistama, et mul on läinud mõnikord isegi 1 või 2 aega, enne kui ma saan üldse vastuse, et mis nagu toimub. Mul on selline tunne, et riik on kõvasti panustanud nende inimeste kunagisse väljaõppesse. Samas, kui ütleme 3-4 aasta jooksul seda ülessoojenemise harjutust läbi ei tehta, siis läheb see investeering nagu kaduma, et kas meil on plaanis midagi muuta siin süsteemis või on siin juba muutumas või mis hakkab juhtuma? Aitäh! Ma võtan selle alguse ära kohe, et ma siin kasutan süsteemi nõrkust liikmeskonnale kasvatamiseks. Et neil oleks võimalus Kaitseliiduga ühineda, me tagame neile metsas päris head tegevused. Ma oleks muidugi olnud väga pettunud, kui sa poleks seda ettepanekut teinud. Muuseas, Olavi Tammemäe on ka Kaitseliidu keskjuhatuse liige. Ma tahaksin siia juurde öelda seda, et arvan, et me peaksime olema, mina olen üks selline, ma olin ajateenistuses aastal 2000–2001, mind pole mitte ühtegi korda kutsutud reservõppe kogunemistele ja ma olen sel teemal erinevate inimestega ka rääkinud. Et me peame olema ausad selles, et me tunnistame endale, et me oleme tegelikult aastate jooksul mõnikord ka seda süsteemi nii-öelda lihtsalt
ma ütleks, natuke rumalalt käimas hoidnud. Me oleme tootnud reservi ilma, et meil oleks olnud selgelt aru saama, mida me selle reserviga teeme. Me oleme selles asjas läinud väga palju paremaks viimastel aastatel ja seetõttu on ka see, et näiteks praegustel reservõppe kogunemistel need inimesed, kes on nüüd ütleme, viimase 3-5 aasta jooksul käinud, need on kohale kutsutud, sest nad on komplekteeritud üksuste põhiselt, neil on see väljaõppe ühildatud ja neid on võimalik selliselt kiiresti ära kasutada. Alati ei ole rohkem parem, aga et meil ei ole võimalik kõiki inimesi ära kasutada siis, kui meil ei ole näiteks neile pakkuda sobivaid juhte, neil ei ole ühtlustatud väljaõppetase ja nii edasi. Aga Kaitseliit on kindlasti just nimelt üks see väljund, kus on võimalik inimestel oma seda saada hea juhtimise all ühtlustatud väljaõppe ja siis ka see roll sõjalises riigikaitses endale saada. Aitäh küsimuse eest ja vastuse eest. Moderaatorina pean ma nüüd otsad kokku tõmbama. Kõigepealt ma kommenteeriks võib-olla viimast küsimust ja vastust, et kindlasti on nii, et tänase seisuga, kui Kristjan Prikk töötab Riigikantseleis, siis mingisuguses kriisisõja olukorras on tal kindlasti olulisem roll täita oma sellist igapäevast tööd jätkates. Ja ma arvan, et sama kehtib ka väga paljude inimeste puhul, kes on millalgi läbinud ajateenistuse ja kes täna töötavad kas siis avalikus sektoris või siis erasektoris, osutades näiteks elutähtsat teenust või muud sellist. Aga see on loomulikult riigi asi reguleerida, et igaüks ise teab, kus ta oma ülesannet täitma peaks. Vastates siis ka lõpuks Mati Raidma küsimusele, et Eesti julgeolek 2014, ma arvan, et diskussioon kindlasti on vajalik, vaatame, kui tänane päev edukalt on lõppenud, siis ma arvan, et me tuleme selle teema juurde tagasi ja suure tõenäosusega vaatame asjale otsa, kas me korraldame ka järgmine aasta midagi analoogset, teeme suuremas mahus või kuidas me teeme. Aga teen ettepaneku publikule siin saalis tänada paneliste ja liigume järgmise paneeli juurde edasi. Aitäh!